tere taas! Me olen täna selline põnev päev, oleme jõudnud Lange motokeskusesse ja meil on 2 külalist, kes tulid motokrossi sõitma. Üks on siis Sandra Raju ja teine on Kairi Killing. Rukid on valmis minema. Hoiame energiat kokku, siin ei ole pulli. Tänane päevaplaan. Meil on siis niimoodi, et meil on võetud siin 4 erinevat tsiklit. Vaatame siis selle järgi, kuidas tüdrukud hakkama saavad. Kõigepealt on siuke väga kasutajasõbralik 10 hobujõuline väike Honda. Siis järgmisena on meil umbes 30 hobujõuline Enduro tsikkel. On ka selline rahulikum ja pehmem. Ja siis on juba minu enda trenni ja võistlustiklid, et seda vaatame päeva jooksul, kas me nendeni jõuame. Et siin on juba, me räägime 55 hobujõudu ja 60 hobujõudu. Et võib-olla päris alguseks neid panna need on üsna sellised algajatele nagu surmariistad, et alustame sealt poolt. Kas närv on sees? No 60 hobujõudu kõlab juba nagu 50 liiga palju, nii et... See on 100 kilo kohta ka, see tsikkel kaalub 100 kilo. Siin on püksid ja särk, siin on see rindkerekaitse, siin on põlvekad. Ja kui valmis oled, siis väljas saad saapad jalga panna ja... Väga väiksed. Vaatame, kas Oota, kas põlvekad said alla? Põlvekad alla. Siia, jah? Just. Nii, jah? Yeah. Päris huvitav saab see olema, sest et ma ei kujuta, palju väljas praegu kraade on? Kell näitab 22. Okei, võib-olla ei oleks tahtnud seda teada. Päikse käes on kindlasti rohkem. Lahe. Ja siis ma panen talle mustad, üleni mustad, kus nagu asjad selga. Ma ütleks, et need on nagu väga flattering püksid nagu. Kusjuures sõiduvarust on muutunud, vanasti oli siuke baggy on ja tänapäeval ongi, et sõiduvarust on üli siukseks stretchiks läinud. See on midagi naistele. Oota! See või? See on sinu või? Ja see läheb, aga kaitse läheb alla, sa oled väga julge täna. Ma mõtlesin, ma panen selle peale. Kui siin palamaks läheb, siis tuleb isegi spagaat ära. Olemas. Nii, okei. No põhimõtteliselt poolteed on tehtud, sest et riietus on seljas. Nüüd on lihtsalt... Ma võin lihtsalt poseerida selle peal. Et siis on põhimõtteliselt, kui Instas on juba mingisugune pikk olemas, et siis on korras. Nii. Siis teeme tossudega alguse ja pärast, kui me lähme ovaali peale, siis teeme juba saapad jalga ja nii edasi. Sest muidu selle väiksega ei tunne neid pidureid ja käigukange üldse. Hingab sisse ja välja ja... Ma pigem unustan hingata praegu. Ja välja ja sisse ja... Kuule, rääkige kiiresti vlogi vaatajatele ka, et millega te täpselt tegelete siis see nädal? Tripime, otsime, ajame taga ekstreemseid olukordi mööda Eestit. Ja rõõm on see, et neid võimalusi seda Eestis kogeda on ikkagi mega palju. Ja kuidas te Erkini jõudsite või motokrossi, kust see tuli? See tuli... Mina tahtsin selle pärast, et ma tahtsin, et sellel tripil oleks kohe kindlasti üks asi, mida ma mitte kunagi elus teinud ei ole. Ja see on see asi, mida ma ei ole eluses kordagi proovinud. Ja mina lihtsalt lähen kõige kajasamida Kairi. Välja arvatud Langevarju üte. Aga sul on veel võimalik see ümber mõelda, nii et... Ready, steady, don't fail. Sul on kuklas kirjas Kahroni, et parem oled. Ole badass, aga... Kuhu need juuksed käivad? Ma vähemalt tunnen ennast palju seifimalt nüüd. Sa oskad panna seda? See teeb sellised ilusad need põseluuksed. Naeratada ei saa. Väga hea, hoiabki noorena, vaata. Näomiimikat ei toimu, vaata. Kortsa ei tule. Nii, ja siin on siis mõlemale kindad. Need jäävad pärast teile. Motokross jääb meelde ka siis. Ja vaata valged, et käsi ei tohi maha panna, et ei kuku täna kokku, on ju. Wishful thinking. Väga tõusite. Mul need on ju nii ilusad. Ma ei julge. Lähevad ilusad tossudega kokku, jah? Jaa. Mida hullu? Mul ei olnudki korralikke rattakindaid ja mu Jordani kindad just hakkavad andma otsi, nii et ma arvan, et Kairi juba nende kinnaste pärast tõust. Pane algul need pähe endale. Nagu vist niimoodi, jah? Ja üle noka pead selle rihma saama. Vlogi vaatajatele ka on ju, et kui te nagu tahate
ütleme mitte rookie mistake'i teha, siis palun hoidke see prillirihm nagu kiivri keskel, et mitte siin all ega kukla peal. muidu moepolitsei võtab maha. moepolitsei võtab ka maha. nii, üle noka. just. see oleks juba väga täpselt see prillirihm. nii. I am ready. Ma näen välja nagu pro. Kas sellega tuleb nagu skill ka kaasa või? Selle seda näeme kohe, ma ei oska praegu ennustada. Alustame siis platsi peal. Võru plats, kohalt ära minek. Vaatame pidurid, sidurid, eeblid, kõik jutud üle. Nii. Alustame siis. Kõige tähtsam. Siin parema jala all on pidur. Seda pidurit kasutame põhiliselt, et siin on esipidur, aga seda esialgu ei kasutaks üldse. Siin on gaas, siis sidur, sellega on nagu põhiline, et siis kohalt ära minekul rahulikult see lahti lasta. Ja siin on käigukang. Esimene käik käib alla ja ülejäänud järgmised käigud käivad ülesse. Okei. Ja siis, kui on midagi on, ütleme, kui on mingisugune ma ei tea, läheb hoog liiga kiireks või mis iganes juhtub, siis esimene asi on ju sidur sisse, et see lahutab, et tsikkel ei lähe enam ise edasi. Et isegi kui sa oled gaasi põhjas, siis see on sees, siis jääb tsikkel nagu seisma selles suhtes. Ja siin on väljasuletusnupp, et samamoodi, et kui on midagi, siis see sisse ja siit kohe suletusnuppu. Ja ega rohkem ülejäänud õpime juba siis tegemise käigus, et ma näitan selle tiiru ette ja siis lähed sina. Okei. Nii, aga tee nüüd kõike hästi aeglaselt. Nii ühesõnaga. Kõigepealt vaatad, et vaba käik on sees. Vaba käik on siis niimoodi, et see on esimese ja teise käigu vahel. Niisugune üks nõks, selle me õpime ka selgeks, nagu te lähete. Praegu on tsikkel vaba käigu peal, ta veereb vabalt edasi tagasi. Ehk siis käiku pole sees. Siin on nüüd starteri nupp, läheb käima. Siis tavaliselt kõigepealt võtad siduri sisse. Siis vajutad starterist. Tsikkel läks käima. Tunnetad gaasi, siis sidur sees paned alla esimese käigu sisse ja siis sidur ja gaas käivad suht ühtlaselt, et sa hoiadki gaasi õrnalt peal ja siis siduri lased nagu sujuvalt, et lõppu ka ei tohi järsku lasta, et ta läheks kohalt vaikselt ära ja siis sa too sisse. No üsna klaar jah, selle 3 minutiga, et no tal poisil tuleb hästi välja, selles mõttes nagu tubli poiss ja okei, lähme siis nüüd, kus see nüüd meie see auto oli? Ja nüüd, kui ta seisma jääte, siis kõigepealt läheb sidur ja siis siit pidur. Nii, aga ristu peale. Nii, kõigepealt siis sidur alla. Nüüd läheb starterist käima. Nii, ja nüüd alustame teise käiguga, et tõmba üks nõks varbaga üles siis sama kangi. Nii. Ja nüüd siis vaikselt gaasi ja siis seda lõpuni välja lased sujuvalt, et hakkaks liikuma ja sujuvalt pead gaasi juurde, et sa ise tunned, et ma vist ei tohi seda nõksu teha, ja natuke ette tund. Sellega on natuke vaata ebamuled on nii väike, see on okei. Ja nii kui hirmsaks läheb, siis kohe sidur alla jälle on. Nii, ja vaikselt natuke gaasi juurde. Vaikselt gaasi lõpuni. Või nagu seda vaata, et sa jätad mingi kindla gaasi alles, siis hakkad siduriga lahti lasta, et ära enne minna. Vähemisi. Nüüd vaikselt läheb. Võtta sujuvalt. Ja vaikselt. Sidur uuesti sisse vaata. See tunnetus tuleb kirjutada, see on hästi nagu selles mõttes hea alustaja tsikkel, et sellega on võrdlemisi lihtne kohalt ära minna. kraapsu! Ja nüüd varbaga vaikselt pool nõks ülesse. Nüüd proovi õrnalt seda lahti lasta, kas ta ei liigu. Ja, vaba käik. Ja siit läheb välja, see on see seletusnõk. Hoia peal. Voila. Ülituus! Jee! High five! Kairi valmis?
peab olema. see on tegelikult mõnus on. nüüd vajutame starterist käima. Järgmisena paneme siis käigu sisse, et pane jalg sinna alla ja tõmba üks noks üles. Nii, tõmbata jalg jah siia tagasi. Ja nüüd siis sujuvalt paned mingisuguse kerge gaasi peale, natukene. Sa võid natuke ülevalt kinni võtta, sul on lihtsam. See tundub hiirutanud ülevalt. Ja nüüd aga vaikselt, hästi sujuvalt, sa ei tohi lõpuni peada kannatama välja, et hästi vaikselt. Ja nüüd vaikselt gaasi juurde. Gaasiga, vist natuke ette poole ka. Gaasiga. nagu õpikust. Nagu õpikust tuli, jah? Programmi iga 2 sekundi tagant vajutada. Panime koonust maha. Kohe hakkab siis 8 ja ovaal, aga nüüd teeme selle väikse nõksu juurde, et enam nad ei kaldu kurvist kuskile kaugele välja, et õpivad nagu vaiksemalt ka keerama ja siis tehnilisemalt sõitma, et siis saame äkki minna stardiplatsi peale edasi seal. Seal on vähe keerulisem, kus liiv juba on. Kuidas siiamaani tunne on? Väga mõnus, see on üliäge. Tahaks juba osata, nagu päriselt osata, aga see võtab natuke aega veel. Ja natuke võib-olla on overstatement. Kui sa niimoodi vaatad, siis see on nüüd see koonus on siin raja sisemine kurv. Ja rada on täpselt nii lai, kui need välimised koonused sulle näitavad. Et sa võid ise valida. Mõni ring võid tulla täitsa mööda neid koonuse ääri. Mõni ring võid proovida, et sa pidurad täitsa hoo seisma ja keerad, ma ei tea, täitsa ütleme ümber siit samast ära. Ja samamoodi seal kurvis, et pead mahtuma nende koonuste sisse oma kurviga. Ja siis jah. Cool! Gaas. Käime kõik asjad uuesti üles, sest et siin on nüüd natuke kõik suurem, vingem, ägedam. Põhimõte on kõik sama, aga siin on nüüd palju järsem esipidur, et ärme üldse sõrmi siia peale pane. Nüüd paneme siia ja seda ei kasutata, jala all on ikka pidur. Tsikkel on meil siis Endurokas, 250, 4 takti. Peaks olema võimalikult siuke ka alustajale väga siuke hea ja rahulik tsikkel. Proovisin ka, et ma arvan, väga okei tsikkel, millega õppida sõitma. Siin on juba mugavam peal istuda, on ju? Jaa. Nii. Kas ma siin pean olema ka suht ees või? Sa võid olla suhteliselt ees ja pigem nagu keskel või eespool, mitte tagapool, kurvides eriti. Tavai. Nii, aga siis sidur sisse. See läheb siit keemini. Jaa. Okei, selle läheb üks teine hääl. Nii, oleme jõudnud siis 3. challenge'ini tüdrukutega. Platsi peal, muru peal on meil kõik tehtud. 8 ovaalid, kõik asjad, mis vaja. Areng oli päris hea ja nüüd oleme jõudnud stardiplatsi peale ehk oleme liiva peal ja vaatame, kuidas siin asi välja tuleb. Kuidas treeneri tunne on?
tüdrukud saavad hakkama? väga hästi, mul on väga hea meel, et jõudsime suure tsiklini ja saimegi tüdrukud sõitma juba stardisirge peal ka, et esimese päeva kohta on see ikka väga vinge, et nad polnud ju kumbki väga ammu sõitnud tsikliga ja krossi tsikliga üldse mitte, et see on küll endurokas, aga siiski, et nad on liiva peal ja suure tsikliga, et see on väga vinge. alkohoolikule mingit õllepurki, mulle vett lihtsalt praegu täna pärast tänast päeva. Päev siis läbi põhimõtteliselt, et me oleme jõudnud stardiplatsi harjutustega lõpule ja tüdrukud olid väga tublid ja küsiks neilt käis kommentaari, et kuidas siis esimene selline motokoolitus oli? Epic, tulge kõik. Mina kartsin paaniliselt ja nüüd nagu can I come back? Kuule, ma arvan, see fakt, et me juba siin selle liiva peal saime sõita ja päris kiiresti sealt muru pealt saime ära tulla, tähendab seda, et okei, õpilased võivad olla tublid, aga õpetaja peab olema ka väga hea, nii et thanks. Räägime selle ka veel ära, et millal te viimati üldse sõitsite mootorrattaga enne tänast? Mina sõitsin 5 aastat tagasi, veidike väiksemaga kui see. Ma arvan, et mul oli 10 aastat tagasi, aga see oli reaalselt nagu mitte siukse rattaga, vaid linna vahel lihtsalt siuke. No siis saab esimese päevaga väga rahule jääda. Väga tuus, väga tuus. Ja millal järgmise trenni teeme? No... Millal Tallinnas olete? Võtame need kalendrid välja ja paneme paika ära. Super, aga näeme.